Meil kõigil on erinevaid füüsilisi ja vaimseid, võib öelda, muresid. Aga kas me nendega tegeleme, kuidas me nendega tegeleme, on iseasi. Kui ka teie tunnete, et on vaimselt võib-olla raskem, on mingisugused füüsilised probleemid, mis lahendamist vajaksid, siis üks tehnika, millega saab tervendada erinevaid nii vaimseid kui füüsilisi probleeme, on reiki. Reiki on tegelikult selline omamoodi energia, mis sõna otseses mõttes annab inimesele just tagasi elujõu. Ja selle elujõu mõte tegelikult on ka selles, et meie oleme ju hinged, kellel on füüsiline keha. Ja kui me sõna otseses mõttes hingele jõudu juurde anname, siis ka meie füüsiline keha terveneb. Ehk siis see on kõige lihtsam ja kiirem seletus. Aga kui nüüd inimene tunnebki, et tal on kehv olla, tal on palju ärevust, võib-olla depressioon, vaimselt tõesti ongi raske, siis tihtipeale pöördutakse teraapiasse, tegeletakse teadlikult sellega, et kas selliste probleemide, murede puhul saab tegelikult reiki aidata? Ja, et ma arvan, et see just ongi nagu see kõige esimene asi, millega saab aidata, sellepärast, et sõna otseses mõttes meie hingetasand on nagu see, kus need asjad toimuvad. Keha on nagu lihtsalt tegelikult, ütleme, selline masin, mida meie hing juhib. Ja kui me saame nagu tegelikult selle sisemise nagu asja nagu balanssi, me saame oma sisemise rahu tagasi, siis meie füüsilises kehas pinged langevad kohe. Ja mina ütlen selle kohta, et pinged ongi need põhiasjad, mis meie organismi selles mõttes füüsilist keha hakkavadki mõjutama. Nii et ma tean, et üks minu õpetajate õpetaja Hollandis, kes on psühhoanalüütik ja nõustaja, ütlebki nii, et tema ei hakka enne üldse tegema mingi psühholoogilist nõustamist, kui on tehtud 4 korda reikit. Ja selle 4 korra reiki teema ongi see, et inimene hakkab ise endast aru saama, et kes ma olen, mida ma tahan ja kuidas mu elu nagu on. Ja siis ta saab alles hakata nagu rääkima. Sest päris paljud ei saagi aru, mis olekus nad on. Nendel on halb olla, aga nad ei oska nagu sellele kuidagi reageerida. Nii et selles mõttes kõik hakkab hinge tasandilt ja ma ütlen, et reiki ei ole mitte ainult füüsilise keha jaoks, vaid eelkõige just selle hinge korrastamise eesmärgil. Aga kui nüüd meie vaatajatel tekkis ka reiki vastu suurem huvi, siis kus nad leiavad lisainfot ja ehk on võimalik abi saada? Ja abi saab ikka ja nüüd on välja kujunenud juba nii, et ma võtan vastu Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres ja võib-olla ka Ida-Virumaal. Kes soovib siis minuga ühendust saada, võib helistada telefonile 588 03740. Ja ütleme, see lisainfot saab ka siis kodulehtedelt toomaspiik.com ja reikikliinik.ee. Et kui teie ei ole veel reiki tervendamise meetodist kuulnud või ei ole seda kogenud, siis mõelge, ehk tasub võimalus anda.